uus hommik ja ma lähen Bad Mergentheimi või Bad Mergentheim, kuidas seda iganes hääldatakse, lähen seda avastama. Kui ma vaatasin materjale, siis jäi sealt silma selle asula kohta 2 asja, Saksa oldu ja spaad. Nimelt 9. sajandil see linn asutati. Hohenloed andsid selle 13. sajandil Saksa oldule. Saksa oldu valitses siin 15 või täpsemini 16 sajand kuni 19 sajandi algus, 1806. Seejärel linn natukene hakkas käsi kehvemini käima, kuni siis 1826. aastal keegi talumees avastas mineraalveed, tervendavad mineraalveed ja sellest ajast on Bad Mergentheim siis spaalinn. Aga vaadata põhiliselt ilmselt loss, Saksa olduga seotud vastu aeguda, nagu ikka traditsiooniliselt ilmselt linnaväljak. No vaatame. Lossini ma esimesena jõuan. See on see lossi hoone. Ära tunda seda pole raske. Sinna on kirjutatud peale Residence Schloss Mergentheim. Käin natukene ümber selle lossi ringi, nii kui kass ümber palava pudu. Nihuke see näeb teiselt poolt välja. Vahepealselt teist otsa ka, no sealt on minek nüüd juba vanalinna. Siin on miski pulss kaev. Aga lossi nüüd siit poolt. No, uhke värav. Ja teiselt poolt peaks olema parki siis. Aga siin väraval on peidus lossi siis infopunkt ja ju on siis sisse ka võimalik minna. Ja aias, seal on lossi kirik. No, siit poolt saab mõned üsna uhked vaated. Suur. Ja siin seisavad mõned kujud ka. Ühest august sattusin veel mingisse hoovi. Püüdsin nimelt kiriku ümber ringi teha, aga tundub, et see kirik on siia muu kompleksi külge ehitatud. Ühesõnaga siukene sisehoov. Ja info ka, et kirik on ehitatud 1730 kuni 1736. Loss ise peaks olema kusagil 16. sajandist, nii et kirikust mõnevõrra vanem. Aga tagasi lossi parki. Järgmiseks on mul tahtmine astuda mööda seda peatänavat Keskväljakule. No paistab igavesti uhke. Tasuks kaameraga väikene ring teha. Ja siin ees on siis vana raekoda. Uus raekoda asub vähkene eemal vanalinnast väljas. Selline Keskväljak.
ja eelkõige püüavad pilku need poolpuidust majad siin ees. Siia 2 maja Põlva platsist edasi. See kollane hoone, mis hästi ei paista, et see on tegelikult Püha Johannese kirik ja seda ehitati 13. sajandi keskpaigast teisel poolel, 1274 vähemasti mingisugune versioon sellest valmis. Muidugi ukse peal on kiri, et kirik on renoveerimistööde tõttu suletud. No, ilmselt mingisugune tähenduslikas puskaar siin Kalekoja platsi läheduses, mille tõlgendamisega ma nüüd küll hätta jään. Selline. Aga järgmine sihtpunkt on meil siis Lauda Königshofen 9,5 kilomeetrit, mis on Kalmaintilse tänava üks ära märgitud linnadest. Ja päeva lõpuks tahaks siis sinna Taubel-Bischofsheimi välja jõuda. Need pilveviirud ja udu seal eespool paistavad sellised kummalised. Siit edasi jalutades saan natuke näha ka kohalikke aedasid ja kuulda seal taevas lendavaid helikoperdajaid. Naturschutzgruppe Taubelgrund, looduskaitsegrupp ja see puu, alguses ma vaatasin, et see on päris puu, aga tuleb välja, kui siia alla piiluda, et see pole mitte päris puu. Või jah, seal peal on ilmselt päris taimed, aga siin on mingisugune siuke ehitus tehtud. Ees paistab vahva nimega asula ja nimeks on tal Unterpalbach. Taas Taubeli jõgi. Üle selle astun pärast Unterpalbachi lävimist. Saab pisut teha ehk metsavahelist jalutuskäiku. Nüüd ma olen siis jõudmas Lauda Königshofeni osasse ja selle silla paistab see teine mäe otsas seal. No ma ei tea. Siin konkreetselt ma midagi nii väga vaatamisväärselt ei näe, mis tähendab, et pööran siit alla Taubeli jõe juurde tagasi ja lähen vaatan sinna Lauda poole peale. Lauda, niuke koha nimi, mitte nagu laut. No vist õigesti tegi nüüd öelda pöörasin. See park siin, see on päris kena. Ja paldid ja kui palju parte. Ja julged teised. Ja minek üle sellise silla ehituse. Olen näinud suuri putukahotelle siin. Aga näe, putukahotellid võivad ka sellised pisikesed olla suhteliselt. Ja ikkagi majutada mitut sorti putukaid. Jõuan Lauda Königshofeni Lauda poole peale. Ehk siis veel kord üle öeldes, mitte lehmalauda, vaid selle koha nimi on Lauda. Ja ma ikka imestasin seda
ajaloomärkmeid siit vaadates, et miks igal pool on antud nagu selle asula lauda Königshofeni kohta nagu 2 aastatasu, et ala, millal ta on asutatud, siis millal ta sai linnaks. Ja nii, ja nüüd ma saan vist aru, et üks aastaarv käib Königshofeni kohta ja teine käib siis lauda kohta. Ja vanem neist või esimene mainimine oli 8. sajandil. Silm nähtavalt läheb siit astumine nüüd kesklinna. Vot, milline Putskaär. Ja näiks, et ma olen jõudnud kesksele ristmikule. Ja ilmselt need poolpuidust majad on siin ühed põhiatraktsioonid. Aga siukene monument siin. Sealt tänavalt tulin. Et inimesed armastavad näed siia oma rattad parkida ja siis kaameraga ringi vaadata. No mina parkisin koti. Ma arvan, et see tümakas siin on endise kaitsemüüri või kaitserajatise mingisugune alles jäänud osa. Ma näen, et seal peal on miski silt. Mida ta siis ütleb? Pulvelturm. Ja ütlebki, et nad endisest müürist alles jäänud üks tornidest, et kokku oli seal müüril omal ajal 17 torni. Ja ma arvan, et sealt nagu paistab midagi, mis on jätkuv müüri osa. Selline kirik on siin kõrval, nii et siin on need karottod või kuidas neid nüüd nimetatakse. Need on siia müüri sisse tehtud. See kirik, mis siin kõrval on, et see on katoliiklik kirik ja Jaakob Vanema kirik laudas. Astun mõned sammud tahapoole, et seda kirikut natukene perspektiivist paremini näha. Rohkem ei saa praegu liikuda. Aga selline kirik. Ja selle kiriku uks oli lahti. Nii et ma saan pisut ka sisse kaeda. No siin laemaalinguid ma ei näe. Et pigem on see altar ja seal taga olev see kujutus, mis põhiliselt tähelepanu köidab. No ja siin seina peal, siin on näha veel terve kujutiste galerii. Et ei saa öelda, et need on pildid, ja pole ka päris skulptuurid. Et sedasi eenduvad omamoodi kunstistiil. Need on mingid eriti huvitavad kõrged taimad. Ei ole siukesi näinudki. Aga samas infotahvel ütleb, et see on Distillhäuser Hopfengarten, mingid destilleerimise majad ja mingid eri taimed. Õlu ja muu siukese tegemiseks. Huvitav. Astun läbi järjekordse asula ja nagu näha on selle nimi Dittigheim. Barockkirche. See on ilmselt see
kirik, mis selle eest paistab. Et vaevalt nüüd tänava nimi barokkikirik on. See kirik, see peaks see välja hõigatud barokkikirik siis olema. Siin on ka kirjas, mis nimel see kirikuga on tegemist. Aga no ma ei suuda hästi neid tähti välja lugeda, et barokk Kirche Este Pitus 1748 kuni 1752 ehitatud. Vaatan, kas uks on lahti. Ja saan sisse. Barokk on oma loomult selline toretsev ja külluslik stiil. Ja ma arvan, et kui ma sinna altari poole vaatan, et siis seda toredust ja küllust selle väikese kiriku kohta on siin küll ja küll. Muidugi ega ei tea. Siis oleks jõukas, kui see päriselt kullast oleks, aga võib-olla on see mingisugune aseaine ka. Seal ees ongi hakanud paistma Tauber-Bischofsheimi tornid. Tauber-Bischofsheim. Kui peaks seda tõlkida, siis Tauberi piiskopi kodu. Sinna kohta lähen täna. Seal ka peatun. Ilus on siia linna saabumine. Pole miskit öelda. Ilus aed või park ja mänguplats. Siin ajaloolise vanalinna kõrval. Kuigi, jah, teen vist oma seda traditsioonilist viisi, et uut vanalinna vaatan uuel päeval. Praegu katsun üles otsida hoopis toidupoe. No siin raudteejaama kõrval paistabki minu hotell. Ohoo, 3 tööni. Jebi, sain tuppa ja tuba paistab perfektne minu vajaduste jaoks. Ja ma näen, et mind rõõmustatakse ka väikese šokolaadikesega. Tore.